Hei, hei, mõnusat esmaspäeva, head uut aastat teile kõigile, sest meil on esimene kohvipaus sellel aastal ja mul on väga hea meel just sellepärast, et ma ei ole siin üksi. Kui ma tavaliselt olen üksi, siis mul on täna külas Laura Hallaste ja me räägime blogidest. Mulle tundub, et blogid on unustusse hõlma vajunud turunduskanalid. Meil täpselt samamoodi assistendikoolis blogi on olemas, aga sinna kuidagi seda elu ei teki, see jääb tahaplaanile. Ja mul on väga hea meel, Laura, et sa tuled, räägid meile blogipostituse kolmest tüübist, mida ettevõtja peaks teadma. Nii et tere tulemast, Laura. Tere ja head uut aastat kõigile. Mul on äärmiselt hea meel siin täna olla ja sellest blogist rääkida, sest tõesti see on nagu blogi võib-olla kõrgaeg oli 90ndate lõpus ja 2000ndatel aastatel, aga tegelikult see kanal ei ole kuhugi kadunud. Lihtsalt võib-olla on ära selle videosisu ja sotsiaalmeedia sisu võidukäigu juures on ära unustatud selline väga hea turunduskanal, mida siis tegelikult saab ettevõtte jaoks tööle panna. Ja ma täna siis räägin jah kolmest blogipostituse tüübist, mis ettevõtja võiks kasutada, mis võiks olemas olla. Neid tüüpe kindlasti on rohkem, aga siis täna toon sulle siis kolm välja, mida sa võib-olla ei ole mõelnud selle peale, et on olemas. Ja ma tegin täna ka slaidi, et natukene oleks lihtsam jälgida ja vaadata, et ma siis jagangi enda slaide ja hakkame seda teemat vaatama, kui sobib. Jaa, aga laseme minna. Ma just senikaua, kuni Laura slaidid ette paneb, ma just enne rääkisin ka, et meil on üks väga äge virtuaalne assistent, kes on minu meelest oma blogi väga hästi tööle pannud. Tervitused, Katrin Aas sulle, sest sinu blogi koos külalistega on mega äge turundamiskanal. No nii, ja tõesti, blogi on võimalik oma äri jaoks tööle panna, kui sa tead, mida sa teed. Ja täna räägin siis sellest kolmest blogipostide tüübist, mida iga ettevõtja vajab. Ja võib-olla enne, kui ma lähen selle teema juurde, ma paari sõnaga ütlen, et kes ma olen ja miks ma üldse sellel teemal räägin. Et ma nüüd arvutasin, ma vaatasin, et blogidega ma olen seotud olnud juba 2012. aastast ehk varsti peaaegu 14 aastat, kui ma esimese ettevõtte blogi kirjutasin. Et enne seda ma olin teismelisena kirjutanud ka sellist nagu isiklikku blogi, aga siis ma hakkasin tööle ühe ettevõtte juures, kus ma kirjutasin päriselt nagu ärilisel eesmärgil neid blogisid ja väga hästi toimis selline blogi ja uudiskirja kombinatsioon ka ja loomulikult sotsiaalmeedia sinna juurde. Ja siis aegade jooksul ma olen kirjutanud erinevatele ettevõtetele blogisid, et alates terviseteemadest, meelelahutusest, lõpetades 3D printerite ja selliste tehnilisemate teemadega, et ma olen siis copywriterina teinud seda tööd ja turundusspetsialistina. Ja siis viimastel aastatel nüüd ma tegutsen enda ettevõtte juures Unkur turunduses, olen siis copywriter ja koolitaja. Ja viimasel ajal just hästi palju küsitaksegi blogiga seoses nõu, et kas ma annaks konsultatsiooni, kas ma kirjutaks blogi, kas ma koolitaksin sellel teemal, et on huvi kuidagi selle vastu kasvanud. Ja kuna tegelikult copywriterina see aeg on piiratud, et neid üks-ühele kliente ma ei jõua lõpmatult võtta, et siis ma olen otsustanud ka sel teemal nagu koolitada rohkem ja rääkida, seda teadlikkust blogi osas tõsta. Sest need, kes võib-olla peavad blogi või mõtlevad sellele, et siis tihtipeale ongi ka sellised võib-olla tüüpvead, mida tehakse, et miks see blogi ei saa sellist kõlapinda või ei ole äriliselt nagu nii mõjuv kui võiks, et siin juba täna ka võib-olla annan väiksed nipid või mõtted selles osas, et mida siin peaks parandama. Aga minnes siis teema juurde, et enne kui ma täpselt neid blogipostituse tüüpe võib-olla siin jagan, et ma ütleks ka seda, et miks üldse siis blogi on ettevõtjale oluline, et miks peaks seda blogi pidama, sest kui nüüd on see videosisu on niivõrd populaarne sotsiaalmeedia sisu, võidukäik, et see blogid nagu kirjalikult sisult on see nagu tähelepanu veits nagu kõrvale läinud. Aga no nüüd tegelikult isegi välismaal on nüüd tehtud juba selliseid uuringuid, et mõned ettevõtjad on mõelnud, et okei, et me jätame selle blogimise kõrvale, sest niikuinii inimesed enam ei guugelda, otsivad siin ai otsingus on ju, et ja siis tegelikult need, kes on blogimise kõrvale jätnud, isegi nende nähtavus ai otsingus on langenud, sest tegelikult mida blogi aitab tuua seda värsket sisu kodulehele ja kui sul võib-olla teed kodulehe valmis, aga kui sa sinna midagi ei värskenda, siis see ei ole nii lihtne tulla siis ei Google'is ega ai otsingus välja, et ka siis ai otsing tahab näha seda just värsket sisu, mis sinna kodule tuleb ja blogi on hea viis, kuidas pidevalt siis värskendada, sinna värskeid teemasid lisada.
ja no blogi aitab saada ka õiged inimesed kodulehele, et kui sa mõtled nendele märksõnadele või küsimustele, mida just sinu kliendid küsivad ja sa vastad nende küsimustele, siis on võimalik ka tuua just need õiged kliendid enda kodulehele lugema midagi kasulikku ja siis juba mingit tegevust edasi tegema. Ja milleks veel hea on see, et see aitab luua, kui see on persoonibränd, aitab ta luua eksperdi mainet sinust kui eksperdist või siis selle ettevõtte nagu ekspertsust või tähtsust tõsta, kui teemad on lahti seletatud ja kirjutatud põhjalikult. Ja aitab ka klientides usaldust tekitada, sest noh, tihtipeale ongi see, et esimesel kokkupuutel ettevõttega kliendid ei ole veel valmis ostma, aga kui sa pakud neile mingit lahendust või selgitad nende probleemidele, tood vastuseid, küsimustele vastuseid, siis kliendisele tekib see soojem, usalduslikum suhe sinuga ja siis juba edasi on lihtsam midagi müüa või siis ka blogi kaudu inimene võib jõuda siis sinu kodulehel teistele lehtedele või sinu uudiskirja või kuhu iganes, et see on selline võib-olla esimene kokkupuutepunkt on ju kliendiga blogi, et just läbi sellise kasuliku sisu, mis kliendile väärtust pakub. Ja viimaks on tegelikult ka see, et kui blogi jaoks mõelda sisuplaan läbi, siis on sul ka mujale nagu rohkem sisu olemas, et ka sotsiaalmeedia sisu võib olla lihtsam luua, kui sul on juba mingid blogipostid ees. Need blogipostid saab tükeldada väiksemateks ampsudeks, erinevaid teemasid, siis sul jagub juba paremini ka sotsiaalmeediasse ja uudiskirja ja mujale. Et see on üks viis lihtsalt, kuidas ka sisuplaani läbi mõelda. Muidugi võib ka tulla blogi sisuplaan võib tulla sotsiaalmeedia sisust või mingist muust sisust, aga et see on, aitab ja seda sisuplaani ka siis läbi mõelda, kui sul on blogi jaoks mingi plaan tehtud. Et need on nagu sellised asjad, mis ma täna nagu välja tooks just blogiga seoses, et miks ta ikkagi endiselt on oluline, et ei ole kuhugi unustuste hõlma vajunud ja et endiselt on ta oluline väga tihti just teenuseettevõtetele, aga nendele ka e-poodidele, kes tooteid müüvad, et on vaja kasvõi hoolduse nippe või mingeid asju selgitada, näiteks kui on mingi ökopood, et siis näiteks millist praadimisõli valida, no igasugused teemad tegelikult, mis võivad sinu klientidele või sinu kliendi klientidele, kui sa oled siis virtuaalassistent nagu huvi pakkuda, et neid saab siis seal blogis kajastada. Ja siis lähekski nende blogipostide tüüpide juurde, et mis need blogipostide tüübid on, mida sa võiksid siis ettevõtjana kirjutada või siis teistele ettevõtetele kirjutada, kui sa oled teenusepakkuja. Ja no esimene asi ongi, mida te ilmselt ka teate, aga et ikkagi selline õpetlik blogipostitus ehk kuidas midagi teha, et inimesed otsivad vastuseid, kuidas midagi teha. Et näiteks inimesed võivad küsida nii seda, et kuidas rajada iluaeda või kuidas valida praadimisõli, aga nad võivad otsida ka abstraktsematele küsimustele vastuseid, et näiteks kuidas ettevõtlusega alustada või kuidas maksustada kingitusi või midagi muud sellist. Et võivad olla väga erinevalt nagu küsimused, mida inimesed küsivad, aga kuidas küsimus on väga levinud, mida inimesed tegelikult küsivad. Ja nad võivad küsida ka, et kes on või mis on, et nad võib-olla ei tea, kes on virtuaalassistent või kes on coach või mis on coaching, et nad võivad ka küsida selliseid küsimusi. Näiteks ka vaatasin, et levinud küsimus on ka, mis on turundus, et inimesed küsivadki selliseid asju, guugeldavad, on ju, ja sa saad siis oma blogipostidesse anda sellele vastuse, siis inimene jõuab sinu kodulehele, kui see on hästi ära optimeeritud. Ja siis võivad olla ka sama küsimus, võib olla 5 niipi, kuidas teha või 3 sammu, kuidas alustada, on ju, et need võivad olla ka siis nagu sellise listpostitusena, aga põhiline on see õpetlik sisu. Sest mis on see, et persoonibrändi puhul või tihti nagu need suunamudjad, nad kirjutavad lihtsalt enda elust, aga et kui sa tahad, et see blogi oleks nagu äriliselt kasulik, siis on hea mõte ikkagi mõelda, mida inimesed päriselt küsivad, mida kliendid tahavad, mis sisu nemad nagu ootavad, et rohkem nagu see fookus läheb sellele kliendile, mida klient nagu otsib ja küsib. Ja tõin siin juba mõned näited, et millised need õpetlikud blogipostide tüübid võivad olla, mis küsimustele inimesed otsivad vastuseid. Aga noh, see struktuur on see, et see algab võib-olla sissejuhatusega, et mis räägib sellest, et mis lugejas segadust tekitab või mis teemadel selle küsimusega seoses on. Siis on võib-olla alapealkirjad, et ongi need nipid, kuidas see probleem lahendada, kuidas see asi nagu käib. Ja lõpus võiks olla üleskutse, mis kutsub siis midagi tegema, et kas sa juba kutsud tasuta kõnele või juhatad
näiteks uudiskirjalistiga liituma, et kuhugi, mida inimene peab edasi tegema ka, et seda ei tasu nagu unustada ära blogipostituse lõpus või ka keskel. et see on jah selline, no tegelikult väga levinud blogipostituse tüüp, aga noh, minu poole on ka pöördunud mõnikord alustavad turundajad ja virtuaalassistendid, kes ütlevad, et kas ma ei võiks lihtsalt rääkida enda elust või noh, et midagi sellist kirjutada, et ma tegelikult ikka soovitan selle fookuse panna rohkem kliendile, mida klient vajab, et mida tema saaks siis sinu blogist, mida kasulikku. Ja sa võid siis mõelda, et kas sul on mingi küsimus, mida kliendid kogu aeg küsivad, mida nad ei tea sinu valdkonna kohta, tahaksid rohkem teada. Et võib-olla sellest saaksidki siis juba ühe sellise õpetliku blogipostituse valmis kirjutada. Et noh, muidugi on võib-olla hea ka uurida, kas seda Google'ist otsitakse, mis see otsingu maht on, aga sellest ma täna võib-olla ei jõua sulle pikemalt rääkida, aga esimene samm on võib-olla mõelda, mida õpetlikku ja kasulikku sa saaksid enda blogis pakkuda. Nii, siis teine tüüp on siis juhtumi uuring, inglise keeles on see case study. Ja miks ma sellest räägin, et see aitab luua blogisse sellist nagu elavust, et inimesed, kes sinuga koostööd teevad või kuidas kliendid sinuga koostöös tulemusi saavad. Et mul hiljuti oli ka, ma rääkisin ühe ettevõtjaga, kes ütles, tal on nii tehniline valdkond, et ta ei suuda seda blogi kirjutada talle endal, seda iga kirjutada, kujuta ette, et keegi seda loeks ka, et see on ehituse valdkond ja see on nii tehniline ja niivõrd igav. Ja siis ma selle kliendiga rääkisin ja nagu leidsimegi, et tegelikult ta võiks kirjutada ühe juhtumiuuringu, et kuidas ühele kliendile, ärikliendile, et kuidas siis paigaldati neid katusekive, kuidas see nagu tööprotsess välja nägi ja kuidas see klient jäi nagu siis rahule, et kuidas see kõik nagu käis, et siis teistel, kes võib-olla tahaks seda teenust tellida, neil oleks ka nagu see julgus. Ehk see on nagu väga hea viis, kuidas tuua seda inimlikku poolt nagu sellesse blogisse sisse. Ja noh, väga tihti seda juhtumiuuringu tüüpi ma näen nagu näiteks turunduse valdkonnas, sest väga tihti ongi nagu, et kuidas oli mingi ettevõte alguses ja kui talle tehti mingi turundusprojekt, on ju, mis tal parandati ja kuhu ta nagu jõudis, et mis need tulemused oli, et turunduse valdkonnas hästi tihti näen neid juhtumiuuringuid. Aga ma olen tegelikult näinud ka toodetega seoses, sest näiteks võib olla mingid näiteks juuksehooldustooted, et kuidas on juuste olukord enne ja pärast mingisuguse ravikuuri tegemist või mis iganes tooted sul on, et kus nagu saab seda enne ja pärast nagu näidata läbi kellegi praktilise kogemuse. Ja ma arvan, et virtuaalassisteerimise valdkonnas see oleks ka päris hea, sest noh, tihtipeale ju kliendid on alguses väga segaduses ja väga nagu neil on väga raske ilma virtuaalassistendita, aga kuidas siis need tööprotsessid on tööle pandud ja kuidas klient on rahul. Ja noh, võib mõelda muidugi, et okei, et kas keegi tahab nagu sellises postituses nagu osaleda, aga tegelikult see on ju väga hea reklaam sellele ka, kellest see juhtum on, et seda, ma arvan, et kliendid võivad päriselt tahta ka, et neile seda nähtavust juurde tood ja nende ettevõttest räägid nagu läbi positiivse siis tooni. Ja noh, ega siin ongi see, et inimesed tahavad siis näha, kuidas ei osta lihtsalt toodet või teenust, nad ostavad teistelt inimestelt ja nad tahavad näha, kuidas see toode või teenus päriselt nagu toimib, kuidas päriselt seda kasutatakse, mis tulemusi ta toob. Ja saad siis struktuuri olen sulle siia pannud, et esimene ongi, et mis on see klient või mis olukorras ta oli, milles tema probleem seisnes, mida te tegite, mille oli tulemus, et see tulemus võib olla ta numbriline, aga see võib olla ka tegelikult selline emotsionaalne või mida inimene siis kogeb pärast seda, kui see toode või teenus on nagu toonud selle tulemuse talle, et see võib olla ka selline tajutav, et erinevat tüüpi nagu neid andmeid saab siia panna. Ja no üleskutse võiks ka olla lõpuks, et kas broneeri tasuta kõne või midagi muud, et kuidas siis klient saab nagu edasi minna, kui ta selle blogiartikli nagu läbi loeb. Aga ma arvan, et see on kindlasti blogipostide tüüp, mida võiks rohkem kasutada just praegu ka sellisel AI ajastul, kus võib-olla selliseid juhendeid, õpetlikke juhendeid on natuke lihtsam nagu kohe automaatselt koostada, aga et see oleks selline väga unikaalne just läbi inimliku kogemuse selline postituse tüüp. Et jah, et kes siin võib-olla otse kuulad, võite anda märku, et kas sul tekkis mõtteid, et kas sina võiksid enda kliendi kohta teha selle juhtumiuuringu avaldada või siis, kui sul on blogi, kus sa tahad kirjutada teistele blogi, et kas pani nagu mõte liikuma, et võiks pakkuda seda nagu sellise blogipostide tüübina välja. Nii. Ja siis ma ise praegu siia Facebooki ei vaata, et kas siin on, aga vaatan kindlasti pärast laivi ka, et kes siin on ja mis te kommenteerite, et väga põnev oleks teada, kas pani mõtte liikuma.
ma kohe ja vaatan kolmas jooksvalt, plokk, ma jah, vaatan jooksvalt korraks, kui midagi jääb, siis ma sulle hõikan siia vahele. ja, et ja täna siis kolmanda blogipostide tüübina tahtsin sulle välja tuua kontrollnimekirja. Või siis võib olla selline, mitte kontrollnimekiri ka, aga näiteks mingi tööriistade loend. Et näiteks 7 tööriista, mis aitavad väikeettevõtjal aega kokku hoida. Või kontrollnimekirja, mida jälgida kodulehel enne tasulise reklaami käivitamist. Või mis iganes valdkonnas sa oled, et millest võiks sinu klient nagu kasu saada. Ja see on nagu sellepärast hea, et noh, tegelikult klient ei ole sinu valdkonnas või sinu siis kliendi valdkonnas nii-öelda ekspert ja tema ei tea võib-olla, mis on need head tööriistad või millele peaks üldse tähelepanu pöörama, näiteks kui ta ka palkab kellegi raamatupidaja või virtuaalassistendi, et mis on need olulised sammud või tööriistad, millega ta peaks nagu kursis olema. Ja no see on sellepärast ka hea, et tegelikult siin sa saad ka enda kogemusest rääkida, et just, et milliseid tööriista sa ise kasutad või mis on ühe tööriista eelis teise ees või tööprotsessis, et kuidas sina enda ettevõttes teed või mida sa soovitad, et siin on nagu sellise personaalse kogemuse lisamise võimalus olemas, mis on nagu hea praegusel ajastul. Ja no see kindlasti teeb lugeja elu lihtsamaks, seda on kerge jälgida ja pluss on ka see, et tihtipeale sul juba on võib-olla olemas mingisugused juhendid virtuaalassistendina või sammud, mida sa saad avalikustada või siis on su kliendil juba mingi tööprotsess kaardistatud, et kuidas klient sisse tuleb, et mis need sammud on koostöö alustamisel. Või lihtsalt jah, et või sa siis lihtsalt tead neid tööriistu, mis sinu valdkonnas on olulised ja mida klient võib-olla ei tea või ta ei oska valida, on ju. Et see on lihtsalt ka selline, ma arvan, et selline hästi abistav ja selline, mida inimesed võivad tahta ka edasi jagada, et kui see on päriselt kasulik selline postitus ja loend, siis võivad tahta ka seda sotsiaalmeedias ja mujal edasi jagada, kui nad sellest abi said. Et sellepärast toon selle välja. Et jah, et kontrollnimekirju muidu nagu väga tihti kasutatakse, noh näiteks PDF-i tehakse, et noh meililisti saada inimesi, aga see võib ka blogis olla vabalt avalikult avaldatud, kui see on selline teema, mida sa tahad nagu laiemalt nagu rääkida. Et see kindlasti aitab ka positsioneerida sind või siis sinu klienti selle valdkonna eksperdina, et kui sa nagu soovitad mingit tööriistu või soovitad, kuidas tööprotsess võiks käia. Et jaa, et sa võid siis mõelda, et kas sul oleks millestki sellist kontrollnimekirja teha, mida sa saaksid kohe jagada klientidega või siis sinu kliendil, et kas oleks kohe midagi sellist tööriistade loendit või kontrollnimekirja tööprotsessi kohta nagu võimalik avaldada blogis. Et lihtsalt need on sellised mõtted, et blogipostus ei jääks võib-olla liiga ühekülgseks, et ainult ühel teemal, ühel jutustaval teemal, et need erinevaid tüüpe tahtsin siin täna välja tuua. Et kindlasti neid on rohkem, et praegu siin aeg on piiratud, et räägid sellisest 3-st, et lihtsalt sul võib-olla mõtte liikuma panna, kes sa siin kuulad. Ja korraks tahtsin nagu peatuda, ma tõin seda teemat juba jooksvalt sisse ka, et mis on siis AI tulekuga blogis muutunud, sest tegelikult see on valdkond, mis praegu hästi kiiresti muutub, et tõesti keegi ei tea täpselt, kuhu see nagu välja viib. Et kuna tegelikult ka sisu tootmine on hästi plahvatuslikult kasvanud, et kuskilt lugesin, et 4,4 miljonit blogipostitust tehakse päevas. Et mis on see põhjus, miks sina võiksid veel oma blogiga nagu tulla, on ju. Ja no üks põhjus ongi see, et kui sa lisad sinna seda päris kogemust, inimeste lugusid, sellist, mis pakub nagu väärtust või siis ka, kui sa vastad just sellistele küsimustele, mis sinu kliendid ikkagi otsivad ja see on abistav, et siis ei ole nagu selline rämpsisu, mis on nagu sekunditega valmis toodetud, on ju. Et just sellise isikupära eristumise sinna blogipostituse lisamine ja võib-olla ka see, et nüüd on olulisemaks muutunud see, et kes on autor, et seda jälgivad siis Google ja ai robotid ka, et selle veebilehe autoriteetsus ja läbi selle, et seal on nagu viitad ka autorile, et kas autori kohta on mingi eraldi leht või on siis blogipostituse juures kirjas, kes see autor on, kas ta on ekspert, on ju, selles valdkonnas. Et see ka autori staatus on muutunud senisest olulisemaks, et ei oleks nagu anonüümne see blogi. Ja struktuur on muidugi blogi puhul alati olnud oluline, et oleks lihtne jälgida, aga nüüd veel enam on see struktuur muutunud oluliseks, sest robotid oskavad lugeda paremini struktureeritud teksti. Kõik see, et mitte ainult pealkirjad ja alapealkirjad, aga ka punktloendid ja muud asjad, mis nüüd on nagu senisest tähtsamad, see blogi struktureerimine.
Ja muidugi ka strateegia puhul on ka see, et strateegia on alati olnud ka blogi kirjutamisel tähtis, aga et kui sa tahad seda tõesti äriliselt kasulikku blogi teha, siis on oluline läbi mõelda, et mis need teemad on, et nad ei kattuks, sest muidu, kui sa näiteks kirjutad samal teemal hästi palju blogipostitusi, siis sa nagu jääd ka Google'is iseendaga nagu konkureerima, et selles mõttes, et need võib-olla oleks jaotatud need märksõnad ka nagu loogiliselt. Et aga noh, kindlasti neid uuendusi siin nagu selle ai-ga seoses on veel, et aga need on sellised võib-olla tähtsamad, mis mulle enda tundus nagu tähtis välja pakkuda. aga jah, siin on see strateegia puhul on ka see, et kui sa oskad seda blogi strateegiat teha, siis saad ka virtuaalassistendina võib-olla pakkuda blogipostituse kirjutamist välja vaata paketina. et nüüd ongi siis need näiteks 3 kuni 5 teemat, et millest ma kirjutan mingi aja jooksul blogi, et sa ei pea kirjutama nagu üksikuid blogipostitusi sinna nagu klientidele ükshaaval, et vaid pakkuda sellist blogipaketti, mis on erinevatel teemadel siis, mis ettevõtjale on kasulikud. et see on nagu see pool, mis virtuaalassistendile võib-olla on tähtis. Ja ma täna siis, ma koostasin ka sellise kontrollnimekirja sulle, kui sa soovid, et blogimine kui virtuaalassistendi põhioskus. Ja seal siis ongi see võrdlus, et kuidas kirjutab tavainimene ja võib-olla kuidas kirjutab spetsialist, et kes teab, kuidas seda nagu äriliselt, strateegiliselt üles ehitada seda blogi ja siin sa saadki siis võib-olla vaadata, et millised on sinu teadmised ja oskused, et kuhu, kus sul võib-olla oleks vaja täiendada enda teadmisi, kus sul juba nagu nii-öelda oled õiget teed nagu läinud. et selle lingi siis ilmselt tuleb siia video alla, et siit saad siis jah, selle kontrollnimekirja alla laadida, et enda oskuseid hinnata blogimise valdkonnas. Ja ma isiklikult teen ka siis nüüd neljapäeval teen ühe tasuta webinari, et 3 lihtsat viisi, kuidas tuua kodulehele rohkem külastajaid. et seal ma räägin ka siis blogi teemal natuke pikemalt ja ka natuke teistele nagu just optimeerimise poole pealt teemadel, kuidas otsingumootoritele optimeerida ja kuidas üldse veel kodulehele külastajaid saada. et siis sinna, see on tasuta webinar, et sinna ootan sind siis ka osalema. see link tuleb siis ka siia alla. jah. Nii, ja nüüd, kui sul nüüd tekkis blogimise vastu siin huvi, et sa mõtled, et sa tahaks võib-olla uuel aastal enda ise ka siis seda blogi võib-olla teenusena välja pakkuda virtuaalassistendina, siis ma olen tegemas sellist kursust nagu blogi, mis toetab sinu äri. Ja noh, esimene samm ongi võib-olla enda äri jaoks proovida tööle panna, aga sa virtuaalassistendina saad kindlasti ka pakkuda seda teenust klientidele, et kuidas strateegiliselt üles ehitada blogi ja need teemad ongi siis sellised, et alates sellest, et sihtrühma määratlemine, et kellele sa üldse kirjutad, kuidas Google'ile optimeerida, siis kuidas blogi üldse kirjutada, selles suhtes, et mina olen tegelikult ikkagi copywriting'u taustaga copywriter, et ma ei räägi võib-olla ainult, kuidas Google'ile optimeerida, vaid lihtsalt ka sellest ikkagi, et milline see, kuidas seda kirjutada niimoodi mõjuvamalt, et pealkirjad, sissejuhatused, kõik nipid, mis blogis nagu ära kasutada ja noh, see on see, et sa võid küll kasutada ai-d ka kirjutamiseks isegi, aga sa pead teadma, mida sa talt nagu tahad, et milline on ikkagi mõju sissejuhatus, milline on mõju pealkiri ja mis on seal blogi juures üldse oluline. et see osa tuleb ka siis sellel koolitusel. ja loomulikult ka siis blogi tööpoo koostamine ja ai sinna integreerimine, et kuidas, millises mahus sa tahad seda ai-d seal kasutada, et see on siis igaühe valik, aga et selle saad siis paika panna. Ja hästi tähtis loomulikult ka blogi levitamine ja turundus, et see tihtipeale blogi jääb lihtsalt kodulehele nagu siis tolmu koguma, et kuidas seda siis paremini nagu levitada ja nähtavaks teha ja kuidas seda analüüsida. Ja kuidas saavutada siis järjepidevust, et ei jääks nagu ühekordseks teemaks see blogimine, vaid et seda järjepidevalt teha. et see on siis 6-nädalane kursus ja siin ongi siis iseõppija pakett, mis on siis 179 eurot praegu. Aga ma soovitan standardpaketi, mis on koos tugikõnedega ja privaatse Facebooki grupiga, et see on siis ka 1 aasta on siis materjalidele ligipääs, et see on siis 279 eurot praegu, et 10. jaanuarini on soodushinnad. Ja VIP-pakett on siis päris personaalne lähenemine. Vot nii, et see on siis see 15. jaanuaril algav kursus, et kui sa tahaksid nüüd uuel aastal
blogimise võtta sellisesse fookusesse just, et seda teenusena välja pakkuda või enda ettevõtte heaks siis äriliselt tööle panna. ja nii, Õnnela. ja ma vaatan korraks seda kokkuvõtet, võib-olla sa siin juba ütled, et ma tahtsin küsida seda, et täna sellisel ajastul, kus me ei viitsi või ei suuda keskenduda pikkadele tekstidele, siis ma loodan, et sa oma kursustel räägid sellest, kuidas siis teha niimoodi, et inimene ei läheks ikkagi ära sealt ja loeks seda teksti. ja no seal on omad nipid tõepoolest, et üks on see blogi hea struktureerimine, et need, kes tegelikult on tõsiasi see, et kõik inimesed niikuinii ei loe otsast otsani veebitekste läbi, see on lihtsalt nii on, sellega peab leppima. aga et kui sul on need alapealkirjad ja võib-olla ka rasvases kirjas tekst ja kõik need punktloendid seal, et siis see nagu inimene saab seal olulise informatsiooni kätte, pluss tegelikult visuaalide pool ka on tähtis ja see kujundus, et inimene nagu liiguks seal niimoodi. et ja, et selles suhtes see on nagu hea tähelepanek, et tõesti inimesed ei loe neid tekste niimoodi läbi, aga sellest ei ole hullu, sest kui sul on hästi see struktureeritud üles ehitatud, siis inimene saab selle olulise informatsiooni kätte ja võib-olla ta ikkagi liigub kuhugi su kodulehelt mingi muu lehe peale või liitub uudiskirjaga või teeb seal midagi, et selles suhtes ei ole nagu hullu. Mhm. et, et jah, et see on selle täitsa kirjutamise osas on mulle ära toodud, et kuidas seda niimoodi teha. ja kokkuvõte on selline, et ütleks, et blogi on endiselt oluline kanal, et kui seda teha siis teadlikult, äriliselt kasulikult, siis ta aitab tuua klientides tekitada usaldust ja tuua siis rohkem liiklust kodulehele. ja täna rääkisime kolmest siis tüübist, et õpetlik postitus, juhtumiuuring ja kontrollnimekiri, aga neid on kindlasti veel blogipostituse tüüpe. Kursuselgi mul on boonuseks on 22 ideed, millest kirjutada blogipostitust, et seal erinevad siis blogipostituse tüübid, et saad seal kontrollnimekirja. ja no, et ai muudab maailma ja see blogi on ka muutumises, just et ta muutub selliseks võib-olla multimeediakanaliks rohkem, et ka, et see video ja see pool tuleb sinna blogisse rohkem sisse, aga et siiski ta on endiselt toimiv kanal ja lihtsalt praegu on tähtis sisse tuua see inimlik kogemus ja lood, et see jääks selliseks vaata üldiseks või nagu üheks tilgaks selles sisu ookeanis, et ta oleks selline eristuv just läbi isikliku kogemuse inimeste lugude. aga ja see on minu poolt selline kokkuvõte, et ma ei tea, kas meil on küsimusi või Õnnele, kas sul endal on mingeid küsimusi tekkinud? Ma otseselt küsimusi ei näinud. Siin see uuendab, eks ole, väga viitega, nii et sa saad pärast minna vaatama, et kui seal on küsimusi tekkinud, siis sa saad vastata. Mul ei ole otseselt küsimusi, aga mul see juhtumi kirjutamine tundus päris põnev. Et see on nagu see koht, kus päris paljud saaksid millestki kirjutada. ja mõtlesin täiesti virtuaalassistentide peale, tegelikult väga Ja. paljudel on mingi klient või isegi kui sa oled tasuta teenust osutanud, siis võib inimesel olla positiivne kogemus ja ta on nõus seda teistega jagama. Mhm. ja no tegelikult on ka, kui sul ei ole veel võib-olla selliseid edulugusid, siis on võimalik ka tegelikult see, mida sa alguses mainisid, et intervjuusid teha kas enda klientidega või valdkonna ekspertidega, et kuidagi kaasata neid teisi inimesi ja tuua seda elu sinna blogisse seda kaudu, et see on ka hästi hea idee, et noh, sellest me täna ei rääkinud, aga et noh, see on nagu Seda saab alternatiiv. kursusel kenasti rääkida, nii et kõik, kes te tunnete, et kirjutamine on see, mida te tahate teha, siis minge Laura kursusele. saage sealt omad head nipid kätte ja kõik blogid hakkavad elama ja just see teenuse pakkumise koht, mis sa, Laura, ütlesid, on päris hea point, et virtuaalassistendid pange kõrva taha, kes kirjutada armastavad. ja sest ega tegelikult ettevõtted vajavad seda, nad ei jõua ise tihtipeale seda blogi pidada, aga et samas see oleks väga väärtuslik kanal. ja no ma tean küll, copywriterid mingil määral pakuvad seda blogi kirjutamise teenust, ma ise ka, aga tihtipeale ikkagi fookus lõpuks läheb kodulehe tekstid või mingid muud tekstid, et seda blogi ma arvan, et oleks just ideaalne tegelikult, mulle tundub, virtuaalassistendil pakkuda teenusena, et see ei ole nagu nii keeruline või vastusrikas võib-olla kui kodulehe tekstid, aga et see on just selle jutustav kanal, aga selle kaudu saab siis seda esialgset liiklust klient ja saab pidevalt siis uuendada seda värsket sisu, et tundub just virtuaalassistendile hästi ideaalne teenus, mida nagu välja pakkuda. Aitäh sulle, Laura, külla tulemast.
ja ja suur aitäh kutsumast. ja, ja mõnusat kursuse läbiviimist ja et kõik lingid on siinsamas intervjuu, me tegime sinuga intervjuu tegelikult oli monoloog ma ainult kuulasin tarkusid, et need lingid on kenasti siin all olemas, et saate vaadata ja kasutage võimalust. aitäh sulle veel kord, Laura. Aitäh kutsumast, kõike head. tšau. Tšau.